it's Dana Banana ja täna oleme siin koos Helekaga, sest täna filmime me selle aasta kingivahetuse video. Selle aasta kategooriad ilu, DIY ja emadus. Ena-Liisi beebi on praegu 6-kuune ja mul on endiselt Peilu, Miilo. Sina oled ka emme. Jah, ma olen ka emme. Ja mis teeb selle challenge'i eriti raskeks on see, et meil oli budget 60 €, mida sa võisid erinevalt kasutada, et kokku lihtsalt 60 € läheb. Kuidas sul läks üldiselt? Muidu läks väga hästi, mõte hakkas kohe jooksma, aga just see viimane, see koera ja kassi emmendus oli nagu väga keeruline kategooria minu jaoks. Sama. Ma kasutasin abi. Mitte DIY see aasta, emandusteemaga. Ei, ma ei meisterdanud ise midagi muretse. Okay. Alustame siis DIY-st. Kuidas sul sellega läks? Väga hästi. DIY ma arvan läkski siuke 19 €. See oli nagu isegi kõige lihtsam. No arvata on, sest eelmine aasta ma kasutasin sinu abi, et enda DIY valmis teha. See aasta ma tegin täitsa ise, ma vaatasin tutoriali ja ma olen seda juba varem teinud. See on miski, milles ma olen professionaal, aga mitte kõigest piisab. Okei. Kui ma mõtlen Diana peale, siis mul tuleb esimesena meelde Roosa. Kuna ta käis eelmine aasta siin ise tegemas sojavahaküünalt, siis loomulikult ma teen see aasta ka. Ma tean, talle küünlad väga meeldivad ja talle pigem meeldivad siuksed magusad lõhnad. Kusjuures eelmine aastat oleks eelistanud vaniljalõhna, kui ma õigesti mäletan, aga vaniljat mul endiselt ei ole. Nii et me teeme maasika rabarberi küünla, roosa sädeleva küünla. Me teeme selle sellisesse roosasse klaasi ja ma olen seda nüüd nädal aega hoolega põletanud. Siin oli eelmine küünal sees. Esimese asjana võiks pliidi puhtaks teha. Järgmisena on meil vaja siis anumat, kus sees me hakkame sojavaha sulatama. Sojavaha näeb välja selline nagu kookoslaastud. Ja nagu me näeme, siis see vaha on ilusti ära sulanud, nii et me hakkame siia hästi vähehaaval lisama roosat küünlavärvi, aga tõesti hästi vähe, sest me tahame sellist pigem pehmet roosat siis saada. Ja ma viskangi siia lihtsalt sellise väikese laastu ja vaatame, mis värvi ta meile annab. Segame hästi hoolikalt ära ja ma jätan ta siia natukeseks jahtuma. Ta ongi paigas. Järgmiseks on meil siis maasika rabarberi aroomiõli ja ma saaks läbi ekraani seda lõhna edasi anda. See on lihtsalt nii hea. Paneme siukse pisikese tortsu siia, sellest täitsa piisab meie väikse küünla jaoks. Šampanja, ma panen šampanja sädelust. Väga kena. Paneme selle toki ka. Vaadake, kui ilusti see sädeleb. Ja nüüd ma jätangi küünla tahkuma ja kui see on tahkunud, siis saame hakata juba kaunistama. Hei vlog, täna on laupäev 20. detsember. Kell on 23:17. Ma ei viitsi öösel filmida, nii et me filmime täna üldse DIY osa. See aasta me lähme tagasi minu juurte juurde. Kui ma olin laps, siis üks mu põhihobisid oli teha käevarusid ja kaelakeelisid. Ja lõbus fakt, võib-olla mitte nii lõbus Ena-Liisile, need läksid pidevalt katki. Ma mäletan, kui ma olin kunagi iluvõimlemises. Me vahetasime riideid, need pärlid lendasid lihtsalt igale poole, terve põrand oli neid täis. Ma olin teistest noorem, ma polnud kõige parem iluvõimlega, ütleme niimoodi. Nii et teised natuke nagu, mul polnud sõpru. Mul oli üks sõbranna, kes oli minu vanane, Krissu, aga teised olid siis vanemad. Ja kui mu käevaru maha laiali lendas, siis kõik hakkasid naerma ja käskisid mu selle ära koristada. Ma olin mingi 5, okei? Mul oli ülipiinlik ja ma väitsin, et see pole minu käevaru. Ma ei tea, kus see tuli ja ma ei tea, miks mul nagu 10 sellist veel käe peal on ja 2 sellist veel kaelas on, aga see ei ole minu oma. Ma ei mäletagi, kuidas see lõppes. Gaslighting 101, keegi ei uskunud mind. Aga paar nädalat tagasi, õigemini Halloweenil, oli mu sõbranna Mari-Liisi sünnipäev. Me meisterdasime endale kristalli käevarusid ja see meenutas mulle, kuidas mulle väiksena meeldis käevarusid lihtsalt tehteid meisterdada ja inspireeris mind ka täna DIY-na tegema kristalli käevaru. Kahjuks ma pole seda käevaru, mis ma tegin ette näidata, sest sarnaselt sellele, kui ma olin iluvõimlemises riietusruumis, siis see käevaru oleks mul nüüd MyFitnessi riietusruumis katki. Pärlid jooksid jälle igale poole, mis ma tegin jälle näo, et ma ei tea, kust need tulid. Mõned asjad ei muutu, aga mida me seekord muudame, on see, et me kasutame teist kummi. Mul on endiselt siin mu sõbranna Mari-Liisi asjad. Ma küsisin talt, et kui palju ühe käevaru tegemine maksma läheb, et ma saaks seda budgetisse panna ja ta ütles kuskil €2. Tal on koos sildikestega välja prinditud, need on tema sünnipäevast jäänud ja siis seal on kirjas, mida need kristallid
peaksid väidetavalt tegema. Järgmisena teeme me ka küpsised, sest et DIYs peab alati olema heleka, valge šokolaadi ja makadaamia pähkli küpsised. Meie imemaitsvad küpsised on saanud valmis. Need tegelikult on mega suured, lihtsalt näevad suht pisikesed siin välja. Ja kuna eelarve on väga rangelt paigas, siis meie eelarvesse mahub selle kingituse raames täpselt 2 küpsist. Vahepeal on natuke aega läinud mööda ja küünal on ilusti ära tahkunud. See on selline ilus sätendav. Ja ma tõin endale siia kõik vajalikud asjad, et me saaks lõigata tahi ära ja saaks panna siia ilusti sätendust peale veel lisaks ja lillekesi. Ja kuna me tahame, et siia pealispinna külge jääksid ikkagi meie asjakesed kinni on ju ilusti, siis me sulatame natukene. Nüüd me laseme sellel natukene uuesti ära tahkuda ja peale seda siis proovime siia lillekesi sättida ilusti. Ma usun, et see on täpselt selline, mis Dianale meeldiks. Valik oli üliraske. Kirjeldused ei tohi üksteisega minna vastuollu, kui sa teed kristallikäerusid. Sa ei saa teha, et see oleks mingi und soodustav ja siis panna sinna kõrvale kristall, mis on mingi ergutav. Ma võtan seda väga tõsiselt. Minu põhivärviks tuleb helesinine. Sellised pisikesed. Aquamariin, mis on rahustav kivi, mis soosib eneseväljendust ja julgust, toob hinge selgust ja rahu. Ja minu meelest see sobib praegu väga hästi ka Hele-Liisi eluetappi. Ma arvan, beebi kõrvalt on vaja rahustust. Ja siis siia kõrvale ma neid väga palju sisse ei pane, sest mulle ei meeldi värv. Hauliit on sellised rohekad. Hauliit on rahustav ja maandav kivi, mis aitab paigistada meele ja soodustab heatund, sest unega on emadel raskust ja ka Hele-Liisil ma olen storysid vaatanud. Ja siis, mida ma tahan lisada, on tsitriin, mis on lihtsalt valge, no võib-olla kollase alatoniga. Tsitriin on siis päikeseenergia kandja, toob rõõmu, edu, küllust ning aitab hoida positiivset meelt. Päikese sümbol meenutab mulle ka Hele-Liisi ja ma arvan, et 3 kokku panna on väga hea variant uuele emale. Ma võtan seda mingi 4 korda rohkem kui vaja. Ma vaatasin tutoriale, ma võtan seda väga tõsiselt, sest ma tahaks, et see käevaru ei läheks katki. Mari-Liis praegu kodus vaatab, kuidas ma lihtsalt raiskan asju. Mõtle, mis Mari-Liis? Mari-Liisi lapsed kodus vaatavad. Kuidas ma lihtsalt raiskan nende meisterdamise asju. Siis rüpetis teipi, ta pani teibiga kinni, selle asemel, et teha sõlm. Ja mida ta veel tegi? Ta veits venitas seda, et siis peab paremini vastu. Ma hakkan siit lihtsalt kristallikesi läbi panema. Alustame sinisest, sest seda läheb kõige rohkem. Ongi isegi ei näe midagi. Olen jõudnud siia, kus mulle tundub, et see suurus võiks olla paras. Okei. Võtan selle ühe otsa ja hakkan siit teisest otsast uuesti kõike läbi ajama. Kell on täpselt 00:10 ehk siis 20 minutit hiljem. Oleme tagasi ekstra valgusega, sest ma mõtlesin, et silmad kukuvad peast välja. Nüüd jääb üle ainult siia sõlm peale teha. Vaatan jälle selle jaoks eraldi tutoriali ja panen ta siia väiksesse karpi. Selline nunnu kinkekott on ju. Siit seest leiab. Ütleme ette, et see on tegelikult kinnine pakend. Kas see on see küpsis plus küünal kombo, mida sa reklaamisid? Need on need küpsised ja siin võib-olla on ka see küünal. Ma nägin seda reklaami ja ma olin nagu, ma loodan, et sa teed selle. Valge šokolaadi ja makadaamia pähkli küpsised. Oh my god. Ja need on, ma ütlen, päris head minu tagasihoidlikul hinnangul. Roosa sädelküünal. Näita lähedalt ka neile. Jaa, selline. Ja väiksed lilleksed peale, väike sädelus ja siuke maasikara-barbari küünal. Maasikara, minu arust tegin selle Liisale ka maasikara-barbari. Mis tegid, jah? Minu tagasihoidlik kingikene. Mis sa arvad, mis see võiks olla? Äkki mingid kõrvarõngad või? Ootame. See on kõrvarõngakarp küll. Siin on siis erinevad kristallid, mis on kõik tähendusega. Sinine on siis aquamariin, mingi rahustav ja julgustandev. Ja siis see valge kollakas, see on äkki tsitriin, roheline. Neid ma pani hästi vähe, sest et see ei ole kõige ilusam värv võib-olla. Ja siis selle saab panna siia alla, kui sa ei taha teistele näidata. Või peale, kui sa tahad just näidata. Aga roheline sellepärast, et see soodustab heatund.
ja ma mõtlesin, seda on sulle vaja. Nii et ma mõtlesingi, et mis oleks nagu kena ja samas nagu aitaksin võib-olla. Väga armas. Ja et neil ma meisterdasin väiksena palju. Mitte kristallidest, vaid nagu. Lihtsalt väikselt. Jah. Väga armas, aitäh. Palun. Siin on kõik see, mida ma väga vajan. Rahu ja und ja tasakaalukust. Ja julgus ja mingid sellised asjad, mida oleks nagu uuele emale vaja. See on parem kui mu eelmise aasta DIY-d. Väärtud küünal oli parim. Ma arvan, jätkame äkki selle emaduse kategooriaga, mis sa oled. See on hea mõte. Ma on konkreetselt telefoni flashlight, et te näeksite. Ma jõudsin Ikeasse ja mul on täna väga konkreetne plaan. Ma ei tea, kas öelda, et ma tegin sohki. Aga ma kirjutasin Mikule ehk siis Helle-Liisi abikaasale ja küsisin, kas neil on konkreetselt midagi vaja. Mikk ütles, et Marta hakkab kohe istuma, ta on täna by the way 6-kuune, kui ma seda filmin, ja neil oleks vaja söögitooli. Nii et ta näitas mulle konkreetse söögitooli katte ja see mahub ilusti budgetisse ka, see peaks tulema kokku 26 €. Ma loodan, et see on siin olemas, ma näitist vaatasin nädal aega tagasi, siis vähemalt oli. Minu missioon kategooriaga koera ja kassi emme Diana saab täna alguse, ehk siis ma lähen taskusse rahvaraamatusse esialgu otsima mingit temaatilist kinki, võib-olla mingit tassi, raamatut loomadega seoses, kuigi ma tean, et Diana nagu kõige suurem raamatusõber ei ole. Alatu laim. Ma olen detsembris ostnud 2 raamatut. Aga vaatame, rahvaraamat tavaliselt üllatab oma kingivalikuga, nii et seame oma sammud rahvaraamatusse. Ma jõudsin lastealale, loodan siit seda tooli leida. Miks lastele nii palju nunnumad voodipesud on? Ma vist leidsin see valge tool ja siis juurde see kate. Ongi 6,99 pluss. Siin on mingi 1 miljon tükki, ma loodan, et võtsime kõik. Siin on väga toredalt erinevaid valikuid, aga ma vist leidsin ühe kindla kingi ja see on Best Mom, sest et Diana on parim emme oma kutsule ja koerale. Ja siia otsime veel mingit kakaod ja midagi head veel lisaks. Leidsin ideka lisandi sinna tassi juurde, ehk siis selline väikeste vahukommikestega šokolaadijook ja ma arvan, et see on päris nunnu komplekt. Ja kui ma reisil käisin, siis Olehopis oli nii palju lahedaid märkmikke ja öelge, kumma te endale valiksite, ma olin kahe vahel. Üks läheb Helle-Liisile. Ma lihtsalt pöörab tähelepanu sellele, et ma reaalselt veetsin aega ja vaatasin, kuidas pakkida kingitust, eks ole? Tubli. Sa ütlesid, et Peilil ei ole midagi, kui Peili oli siin, nii et see peab olema Miilole? Ei. Minule? Jaa, siis sina oled emme. Karvarull? Ei. Pakakotid? Ei. Kuigi see oli päris hea pakkumine. Ma mõtlesin selle peale, aga nagu väike treat nagu sulle, et vaata, no emad ikka vajavad vahepeal üks puhkuse hetki ja nagu võtta aega ise endale. Nii et selline segu. Fluffy marshmallow chocolate powder. Ma ei tea, kas te näete sisse? Täiuslik jõulukas. Mul ei olegi kakaod. Sest nagu ise ei tuleks selle peale. Väiksena ma sain lihtsalt usikaga. Seda neskõike vaata. Mulle ikka meeldib vahepeal juua kakaod. Seda ei juua ka kakaod. Ja siis siin on... Best Mom. Et ma saaks seda juua! Slay! See on British spelling. Yes. Mul oli Best Mom. Mul oli ülihea ingliskeeleõpetaja gümnaasiumis. Mul lemmikud sõnad, mis ma olen temalt õppinud. Birdhouse. Ehk birdhouse. Luxurious. Luxurious. Väga hea õpet. Super. No offense, Jutta. Nii et tervitu Jutat. Nii et best. Kas ma olen varem ka Jutat tervitanud? See on kuidagi teisal. Nii. Vlog praegu vaatab. What hell is going on? Ära ava, aga raputa, arva ära. Kakakotid. Lähmed või? Mis siis on? Sa pead ära arvama. Emale. Mingi suke asi või? Lutt või? Jah. Mulle. Ma käisin reisil ja ostsin endale märkmiku. Ja need olid nii ilusad, et ma mõtlesin, ma pean selle kuidagi budgetisse panema, sest emana sul on vaja aega planeerida. Eriti kui sul on candle business, teised asjad, sul on laps, sul on vaja aega planeerida. Ainus asi, kuna ta on Hispaaniast ostetud, siis suurelt
hispaania keeles, aga väikselt inglise keeles. Et saabki natuke enda keelt arendada, aga samas saad aru, see on nii cute. Ma tahan näidata enda oma. Ma ostsin endale sellise. Ja mul on nii kahju, et ma kolmandat ei ostnud, et ära anda. Mul ei tulnud pähe, aga mul on rohkem siin hispaania keelt. Ma mõtlesin pigem annan sulle selle, et siin on nagu rohkem inglise keelt. Ja siis see pastakas sinna juurde. Kas sa näe, mis siin peal on? Päike, ma hakkasin lugema teksti või mingi, sul peaks teada, mis see tähendab. Päikest eladis päike vanasti vähemalt. Vanasti oli, jah. Aga see on ainult pool kingitusest. Ma ei leidnud sellist pakkimisvideot, mis aitaks seda pakkida. Et selliselt on mul teises toas. Sa paned praegu silmad kinni ja ma toon sulle ja siis sa võtad selle kätte, sa pead ära arvama, mis on. Aga hoia silmad kinni. Oled valmis? Ja ma olen täiesti valmis. Toi. Käed ette. Kas see on mingisugune nagu kosmeetikakott või? Emadus. No võib-olla, aga ei ole. Hoia veel silmad kinni. No jah. Tuleb juurde. Käed ette. Sa küll ei jäänud gadgetisse. Mis asi see on? Äkki sa võid silmad lahti teha? Siin on ülejäänud. See on beebi söömistool. Sa teed nalja, meil on reaalselt vaja seda. Ma tean, ma küsisin. Sest ma ei tahtnud nii suur mingit mänguasja võtta, nii ma konkreetselt kirjutasin Mikule, et kas teil on midagi vaja ja ta andis mulle konkreetsed lingid. Ikeas oli olemas, ma käisin Tallinnas, sõitsin Ikeasse. Päriselt või? Ja ta ütles seda värvi konkreetselt. Nagu, halloo, what? 100 lihtsalt, 100 appi. See on reaalselt idekas. Nagu ma olen vaatan Marketplace'is ja lihtsalt nii koledad toolid. Nagu nii hästi läbi mõeldud, what? Millal sa arvad, sa seda kasutada saad? Siis kui Mart hakkab istuma mingi, ma arvan, paari nädala jooksul. Oh my god, saada siis pilt mulle. Ja Märmika sulle saad kirja panna selle kuupäeva, kui ta hakkab sööma. See tool oli 26 eurot ja siis Märmik oli 12 eurot ja pastakas oli 3 eurot. Ma saingi DIY arvelt täiega siia panustada. Nii et jah, ilus on väga palju enam alles ja palju sul läks? Ilu peale läks mul täpselt, ma olen ka siuke 19,99. Et ma suht jagasin nagu iga kategooria peale ära selle summa. Tuleks nagu enam-vähem kokku see 20 eurot. See on jälle nii ilusti pakitud. Ma tegelikult plaanisin teistmoodi, ma arvatasin täiesti valesti. Mul on arvatamisega probleeme. Ma olen praegu Lushi kohe juures ja mul ei ole õrna aimugi, mida ilukingituseks teha, aga ma arvan, et Lush võiks selleks võib-olla sobida. Tartus meil Lushi ei ole ja Helelis on ka Tartust, nii et võib-olla meile mõlemale selline linnakogemus. Ma olen teil vannidas käinud, aga ma ei mäleta, kas tal on vann. Vaadake neid vannipomme. Kui sa teed Lushi, siis Lushis on 2 viraalset asja. See on super nii uus asi. On stigidates. See väike 21. Suur on 36. Kui me hakkasime üldse planeerima seda videot, siis esimese kategooria kink, mis meilt ära tellisin, oli siis ilukategooria. Ja mulle alati meeldib kingitusi tehes mõelda, et ma kingin seda, mida mulle endale meeldiks saada, mis on kvaliteetne, mis on reaalselt nagu saab kasutust ka ja mis tegelikult võiks ka sellele kingisaajale siis meeldida. Diana on self-tanning queen ja self-tanning queenid peavad koorima oma nahka. Ja mitte mingi suvalise koorjaga, vaid kõige paremaga. Ja ma võtsin passion fruit'i lõhnaga. Võib-olla sellepärast, et ma ise väga fännan seda lõhna. Kui ma ei eksi, siis ma kinkisin talle kehakoorjaga eelmise aasta sünnipäevaks. Igal juhul kulub marjaks ära. Ja sinna juurde, et eelarve tuleks ilusti täis, ehk siis 20 eurot ühe kategooria kohta selline nunnu roosa huulepalsam. Sest ma ei tea, kuidas teil, aga minul igal juhul sellisel külmal perioodil huuled täiega kuivavad. Nii et üks mõnus huulepalsam ja kvaliteetne ja hea lõhnaga kehakoorja on siis minu ilukategooria valikut Dianale. See lõhnab nagu see hambapasta, mida ma lasteaias sõin. Ja see pole minu oma isegi. Ma leidsin vist väike. See on supermilk pluss Snow Fairy'd kokku pandud. Sa võid esimesena avada. Kehaspray. Nii huulepalsam. Päris suur huulepalsam sul. Ava, vaata. Nii, ma käisin Lushis. Meil Tartus ei ole Lushi. Ja vaata, see on see Super Fairy. Supermilk pluss Snow Fairy kokku segatuna Super Fairy. Ja ma ei tea, kas sa oled Supermilki proovinud? See on mul lemmikasi maailmas. Ma kasutasin iga päev. See lõhnab väga sarnaselt. Alguses vaatasingi sinna Supermilki poole, aga see oli täiega üle budgeti.
see oli nagu mingi 20 euri. See on väga kallis. Jaa. Ma just ostsin selle endale uue pudeli mõttes. No siis võib-olla ongi parem, et sul on nagu nüüd dušigel ka, mis on nagu sarnane, aga mitte päris, et on mingi teise asjaga kokku miksitud. Ma segan siia korra vahele, sest ma ostsin ka sulle, vaatame, selle sama asja ja endale, meile kõigile, oota. See on nii hea. Ma ostsin siis sulle täpselt sama, siin sees, Super Berry ja siin kotis on veel igasuguseid asju, nii et esimest korda, ma ei tea, miks pole varem selle peale tulnud, ma teen giveaway. Aga paljud asjad on lihtsalt, mis on mul nagu PR-idest saadud, mida mul on nagu mitu tükki, ma lihtsalt ei jõua kõik ära kasutada. Näitame need asjad ette. Koka. Suur hunnik, erinevaid huuleläikeid, põsepunasid, highlighterid, Maybelline'id, need on ülihead. 4 erinevat Maybelline'i lipsmekat, kaasa arvatud see sädele. Loving Tan Bronze Shimmer, see on selline instant fake tan. Siis mul lemmik primer. Loodan, ma on järgmine aasta ka Maybelline'iga koostöös, muidu ma praegu annan nagu kõik oma lemmikud ära ja siis mingi. Garnieri Vitamin C. See on väga hea. Nuuvi silmakreem, kontuurimispulk ja niisama nagu puuder, kontuur. See on väga hea. Minu arust see on mingi nahka rahustav sprei. Kuna ma olin Taaviga koostöö, siis deodorita. Nii et kõik see suur koti sisus on mingi vaevalt, ma hoopis see kott on mitu kilo. Okei, suures osas kokade pärast, aga siiski annan ma siis ära ühele vaatajale. Nii et kui sa tahad võita, siis lihtsalt kirjuta alla kommentaaridesse mida iganes ja enda Instagrami kasutaja, sest YouTube'is ma sinuga kuidagi vist ühendust võtta ei saa. Ja kindlasti anna selle video thumbs up, kui tahad osaleda ja lihtsalt sellest, et me jõuludel filmime selle video. Ja see kõik, mitte midagi muud ei pea tegema. Ja siis ma võtan võitjaga Instagramis ühendust ja kindlasti kirjutan ka siia kommentaaridesse, kes on võitja, et kõik teaksid. Ja ma arvan, ma panen kunagi selle aasta lõpuks loosin välja, et see video saaks natuke kõlaval olla ja rohkem inimesi saaks seda näha. Tõesti, ainuüksi juba sellepärast tasub osaleda selles giveaways ja nagu kõik need muud tooted ka lihtsalt. Ja siis me kõik kolmekesi match ja mul on lihtsalt nii kahju, et ma ei võtnud seda märklikult. Siis oleks eriti cute, aga ma ei taha enda oma ära anda, nii et. Ma ostsin selle tegelikult endale. Ja siis ma olin poes ja ma kirjutasin Mikule, et kas teil on vann? Teil on vann? Meil on vann ja Miku vastas mulle mitu tundi hiljem. Ma tegelikult oleks võinud kas või igaks jõuks 2 tükki osta, aga see läheb nii palju paremini kokku, see täpselt mahtus budgetisse. Mul oligi vist mingi 6.50 alles ja see maksis 6 eurot. Nii et siis ma mahtusin ilusti. Lihtsalt ma olen aastaid tahtnud seda Butterberry proovida. Lõpuks andsin ära, nii et väärtusta seda, mõtle minu peal. Muidu kindlasti. Nagu nii hea. Siin on minu iluteemaline kingitus. Ja võib-olla sa tead, mis seal on. Sest olen sulle kunagi kinkinud ka. See on Tree Hut. Ma tellisin ära ja siis mul tuli meelde, et ma olin sulle kunagi kinkinud ka, aga ma arvan, et see on sama lõhne. Ja nagu sa oled nagu Seltan Queen. Ja kõik, kes panevad endale tänni, peavad ennast ka koorima. Küünarnukid oli kuulevad. Ma mäletan, ma olin nagu trennis ja siis üks mu sõber, ta on meessoost sõber, küsis mult, et miks see küünarnuki nii tumedad on. Mul on nagu, why the racism? Teile mu naha värve või mis siis, et seda pudelist, aga nagu, what about it? My culture is not your costume. Stupid pornstar martini. Veel midagi. Ja väike huulepalsam. Cute. Sest meie huuled peavad olema niisutatud, eriti siuksel külmal ajal. Ja ma praegu tunnen, oleks vaja. Selline oli siis selle aasta kingi vahetuse video. Kindlasti anna selle videole thumbs up, kui sa jõudsid nii video lõppu. Sa võid alla kommentaaridesse, mis emoji Helenis valib. Mitte liiga keeruline, mida nad ei leia alles. Jõulumemme emoji, mitte jõuluvana. Jõulumemme. Aga kui sa jõulumemme ei leia, sa võid panna ka jõuluvana ja siis me teame, et sa vaatasid selle video päriselt lõpuni. Kirjuta kindlasti alla kommentaaridesse, kuidas sa arvad, et meil läks, kes sa arvad, et võitis, milline oli sinu lemmikkingitus ja ära kindlasti unusta osaleda siis ka giveaways, jätta kommentaar ja pane enda Instagrami kasutajanimi, et me saaksime ka ühendust võtta ja pane selle video thumbs up. Võid videot ka sõbrale saata, et talle jõulurõõmu ja
jagada. Kõik meie sotsiaalmeedia lingid on all video descriptionis. Kui sa veel pole subscribe itud sellele kanalile, siis kindlasti tee seda. Aitäh vaatamast ja häid jõule sulle! Häid jõule!